Tere kõigile, kes te siin olete. Põhjus, miks me siin oleme koos, on siis see raamat. Täiesti tavaline merereis. Ja omal ajal selliseid täiesti tavalisi merereise kalalaevad, Eestist välja läinud kalalaevad, tegid maailma meredel ja ookeanidel väga palju. Ja kokku neid laevu, mis sõitsid, oli üle 70, tööd andsid need laevad minu teada siis rohkem kui 12 000 mehele. Tänaseks on olukord muutunud. Ma ei tea küll täpset arvu, aga ma arvaks, et neid laevu, mis traalpüügiga tegelevad ookeanidel, on praegu 10, tõenäoliselt natukene alla 10. Ja meeste arv ka palju väiksem. Aga see periood oli samamoodi huvitav, kuigi praegune periood kindlasti on teistsugune. Meelis Kupits, kes on raamatu autor, on need lood siin kirja pannud osaliselt oma isa mälestuste põhjal, aga osaliselt kasutanud ka muud materjale, sellest räägib ta ise. Ja meil on siin kohal ka mees, kes on ise 30 aastat kalalaevadel sõitnud ja teab rääkida neid lugusid, mida see raamat talle meenutab. Aga selle juurde me jõuame. Kõigepealt sõna Meremuuseumi juhile Urmas Treesenile. Ole hea, Urmas. Pole ammu sellist pilti ju Meremuuseumis näha saanud. Nii et sellest tulenevalt on rõõm veel mitmekordne. Ja kui veel siia juurde lisada, et selline meie mõistes siiski harukordne raamat on nüüd ilmavalgust näinud, sest eks Meremuuseum on ju raamatuid ilmutanud ja enne ja ka pärast, aga koomiksi raamat on ka meile täiesti niisugune uus kogemus. Samas ega me ei ole ju kasvanud selles inforuumis üles, kus koomiksid olid elu osaks ja kuigi ka mina mäletan Donald Ducki ja niisuguseid tegelasi ja võib-olla mõndagi veel, aga siiski see ei ole sedavõrd. Aga kuivõrd tõsine see on, sai mõni aeg tagasi nähtud Jaapanis Kyotos, kus on mangamuuseum, mis on väga tõsine. Ja see teema sinna käidi ikkagi suurte hordide kaupa kogu selle manga, kõigi sellega, mis sellega seontub, tutvumas, lugemas, mida iganes. Aga nüüd see raamat ja need kalamehed, sest aega ta ikkagi, nüüd on nagu see ära vajunud, aga kunagi oli ikkagi vaidlus, et kes need kõvemad meremehed siis on. Nii et ka neid on aeg-ajalt esile tulnud, kas need, kes on kuude kaupa merel või kes sõidavad ühte liini niimoodi nagu Kopli tramm edasi-tagasi. Nii et eks sealt ole, aga meremehed ju mõlemad, lihtsalt laevad olid teistsugused, töö oli teistsugune. Ja kui meil Meremuuseumis vanas ekspositsioonis oli üleval BMRT Johan Sütiste, siis külmutustraaleri üks kajutitest, mis ei olnud küll võib-olla täies pikkusega, ta oli enam-vähem laiuses päris okei. Siis alati seda näidates inimestele, külastajatele öeldes, et see on nüüd see 2 inimese kajut ja seal sa siis pead olema 3-4 kuud, siis ka siis nendele külastajatele jäi sellest ikkagi niisugune, ütleme, et on see ikka võimalik, sest see oli ikkagi üsna kitsad olud. Nüüd nendest sõitudest tuleb siin kindlasti juttu. Ka mina puutusin omal ajal kokku, kes küll niivõrd palju kalalaevaga ei sõitnud, aga oli meie hea peretuttav, meie kutsusin teda onu Otiks, ehk siis Ott Olters, kes käis ka väga palju sõitmas ka Krusensterniga ja õpetas siis kalanduslikus merekoolis. Nii et eks neid lugusid ole ka kuuldud. Aga mina ei ole siin nende lugude jutustaja, mina olen siin selleks, et anda sõna edasi kõigile asjakohastele omastele ja tänan Meremuuseumi poolt, et selline huvitav raamat on valmis saanud. Ma küll ei kujuta ette, ma tean, mis tähendab raamatut natukene kirjutada. See on ka jube vaevanõudne protsess ja mõnikord ei tule üldse välja, aga ma ei kujuta ette, kuidas veel joonistada ja siis ka kirjutada. Et see on veel mitmetes kordades minu arust raskem.
Aga minu lugupidamine ja mis muud kui hääd raamatu esitlust edaspidiseks järgnevateks kordadeks ja mine sa tea, midagi tuleb veel. Samas on see ka väga hea ajaloo dokumenteerimine, mis Meremuuseumile on ju omane. Nii et siit üks ajastu vaatab meile vastu. Aitäh kõigile ja hääd esitluse jätku! Ja nagu Urmas juba mainis, siis neid laevu on olnud erinevaid tüüpe, mis on sõitnud siin meredel ja tegelenud kalapüügiga. SRT, SRTR on need laevatüübid, millest on selles raamatus rohkem juttu. Seal jooksevad läbi ka baaslaevad ja nii edasi. See nii-öelda peategelane selles raamatus on laev, mis kannab nime Soela. See laev on fiktiinne laev, väljamõeldud laev. Kui me siin ennem asjaosalistega rääkisime, siis selgus, et ei saa konkreetset laeva aluseks võtta, sest siis hakkab kindlasti keegi ütlema. See lugu ei olnud päris nii. Aga kuidas Meelis Kupits, selle raamatu autor, selleni jõudnis ja kui raske on üht raamatut joonistada, lisaks sellele, et sa pead kirjutama, sellest räägib ta ise lähemalt. Tere kõigile! Suured tänud kõigile kohale on tulnud. Et natuke üllatav on, et see asi on nüüd niimoodi nii suured tuurid võtnud ja laineid löönud. Paluti mul siis rääkida umbes, et kuidas nii juhtus, et ma selle raamatu üldse tegin. Et siis peaks hakkama pihta algusest sellega, et olen Saaremaal üles kasvanud ja terve lapsepõlv sai kuulatud neid meresõidulugusid ja iga aasta tuli koju uus kohvritäis kirjusi välja oma asju tundmatust maailmast, mida nagu mujal kuskilt ei saanud ja see tegi kõik selle nii meeldejäävaks ja eriliseks kogu selle lapsepõlve perioodi selles mõttes. Samas ta oli, minu jaoks ta oli siuke loomulik ja selle erilisus see jõudis pärale alles hiljem, siis kui see aeg oli möödas. Siis hakkad tagantjärgi meenutama, et kui eriline tegelikult oli see võib-olla Hiiumaal, võib-olla Saaremaal, kus need kalurikolhoosid tegutsesid, kellel käisid laevad ka ookeanil. See kokkupuude välismaailmaga suletud nõukogude ajastul, kus sinu ümber on inimesed, kes on käinud seal suures maailmas ja kes on seda näinud oma silmaga. Ja siis mingilt maalt jõudis minuni nagu arusaamine, et see ajajärk on möödas ja see hakkab juba ununema, sest sellest ei räägita, seda ei mäletata enam, rääkijaid ei ole enam palju. Ja ka oma isale ütlesin, et kuna ta neid lugusid kogu aeg rääkis ikkagi, et pane kirja. Tema ütles, tema ei ole mingi kirjamees. Mis tema nüüd kirja paneb? Ja kolleegid samamoodi, et kas keegi äkki paneb mingid mälestused kirja. Ei pane seal keegi midagi kirja. Ja siis tekkiski see tunne, et veel paar aastat ja seda ei tea enam keegi, aga see oli nii eriline periood selles suhtes, et see oli ju seiklus ja see oli midagi erilist nõukogude ajal. Ja tekkis see tahtmine kuidagi seda jadvustada või sellest rohkem teada saada. Ja siis jõudis ka asi sinnamaale, et ma hakkasin siis isa mälestusi nagu ise kirja panema, et mis ta siis räägib niimoodi intervjuu korras. Ja hakkasin koguma ja et teeks sellest mingi jutu näiteks. Ja siis ma avastasin, et aga ma ei tea sellest siiski piisavalt. Kuidas sa seda juttu teed? Kui ma ei tea näiteks olmedetaile, mis ma sinna taustale paratamatult pean panema, et millises vahis mingi ametimees käis, mis kell ta söömas käis, mismoodi see oli korraldatud, sellised pisiasjad. Näiteks tüürimees, et kuidas ta reaalselt kohta määras, kas oli need tekaseadmed, kas nad ookeanil töötasid, kas käis sekstandiga, kuidas see kõik käis, kelle käest küsida. Ja siis kõigest sellest jõudsin selleni välja, et kuna ma olen koomikseid joonistanud kooliajast peale, et teeks sellest mingi pildiloo, et siis õnnestub mööda hiilida nendest detailidest, mida ma ei tea. Tegelikult ma tean ikkagi sellest asjast liiga vähe. Ja ringiga jõudis ka asi selleni, et paneks need lood piltidesse. Aga loomulikult tekkis jälle probleem.
aga kuidas need asjad välja näevad, sest nüüd, kui ma pean selle üles joonistama, siis ma pean teadma, kuidas need asjad välja nägid. Siis ei piisa jutust, et kapten marssis mööda koridori, oli 7-palline torm koridori õõtsus, eks ole. Siis ma pean teadma, milline see koridor välja nägi. Ja sealt edasi ma jõudsin selleni, et ma tulin lõpuks Meremuuseumisse ja raamatukogust otsima kirjandust, et mida on üldse saada selle perioodi kohta. Milliseid pilte on, kuskilt õnnestub vaadata, millised asjad välja nägid. Ja see hakkas tegelikult, see piltide ja kirjanduse otsimine hakkas pihta juba kuskil 2013-2014, et üsna ammu. Ma ei kujutanud ette, kaua see aega võtab, kas see üldse kuhugi välja jõuab, aga näris hinge, et ma tahtsin midagi tehtud saada. Et vaatan, kaugel ma jõuan. Ja nii ta siis hakkas vaikselt. Siis ma leidsin Meremuuseumi arhiividest, sain ligi raadiopäevikutele, mis selgus, et ongi ühe laeva raadiopäevikud ja kokkusattumusena Saare kaluri SRT Traaleri laevapäevikud. Need just raadiologid, mis radist on kirja pannud. On huvitaval kombel säilinud ja jõudnud siia. Sain nendega tutvutud ja siis selgus, et jah, et isa põhiline leivalaev oli see tema sõitude alguses, see sama laev. Et seal päevikus, kus on mingid uued meeskonnad, vahetused, meeskonna nimekirjad on ära loetletud, mõnes kohas on ta ka seal kirjas. Et oli siuke huvitav seos. Ja nii saigi sinna raamatusse sai kokku siis, et saada mingi üldine ülevaade kogu sellest perioodist. Siis mitte ainult isa mälestused, vaid panin sinna ka raadiopäevikutest saadud mingi taimu, kuidas käis kogu logistika tol ajal, kõik see kemplemine baaslaevadega, kuidas sa püüad midagi, kuhu sa selle kala pärast pead andma, kuidas sellest lahti saada, kõik need kaptenite mured, millest isa oli elektrikuna laevas, millest elektrik väga ei teadnudki, et kuidas see silla peal käib, kõik see töö ja logistika, see ei puutunud temasse niivõrd. Ja siis saigi niimoodi kokku sükse üldisema pildi kogu sellest laeva elust, mis oli ka üks põhjus, miks ma ei läinud seda teed, et kuna isa oli elektrik, siis ma nüüd räägin ühe loo elektriku meresõidust. Nüüd ma mõtlesin, et ma pean sinna panema ka teiste meeste töid tegemisi. Aga siis on jälle see probleem, et kas ma teen ühe konkreetse loo ühest konkreetsest meresõidust, mis reeglina oli, üks sõit oli Põhjamerele, teine sõit oli Aafrikasse, ja tahaks kõigest sellest rääkida. Siis oli jälle probleem, et ühe reisu sisse see kõik ei mahu. Tuleb panna mitu reisu, ehk siis tulemus ongi see, et tegelikult see raamat on ühe laevalugu, kus meeskond vahetub. Tegelikult on 2 meeskonda läbi raamat on laevas. Ja mistõttu meeskonnaliikmed on natuke anonüümsed. Olen üritanud anda mingit karakterit igale meeskonnaliikmele, aga ei ole konkreetseid nimesi. Ei ole välja toodud ühtegi konkreetset ametit, on kogu see laeva meeskond tervikuna. Ja et siis nagu sellele laevale anda ka mingit personaalsust, siis sai ka Kotermann toodud mängu, kes on siis selle laeva nagu esindusnägu, kes siis vahel võtab ka sõna, ütleb, et aga jah, kunagi oli ka niimoodi ja vahel on ka naamoodi, et sai tuua ka sisse veel momente, mis ei mahtunud ka selle raamatus oleva sõidu piiridesse. Ja siis niimoodi õnnestus võib-olla teha siuke üldisem lugu sellest perioodist, et mitte jääda ühe konkreetse reisi detailidesse väga kinni. Ja ma ise loodan, et ehk sai selline piisavalt ülevaatlik lugu, mis on mingil määral siis, nagu kui ma sinna eessõnasse panin, mütsikergitus kogu selle perioodi meremeestele, kes seda tampi läbi tegid aastast aastasse, sest tolle aja töötingimused ja tehnikatase on ikkagi väga erinevad praegusest. Ja loomulikult, kuna ma ise olen maarott, siis paratamatult ilmselt on seal sees ka ebatäpsus ja natuke võib-olla mõned möödalasud võib-olla isegi. Siiamaani ma olen saanud tagasisidet, et väga untsa ei ole ikka läinud.
ehk annab suht hea ettekujutuse, kuidas meresõit oli. Ja lisaks siis selle vana aja nagu salvestamisele, et see kaotsi väga ei läheks, üks siuke salakaval eesmärk võib-olla oli ka minu poolt, või mõte, et võib-olla see ergutab natuke ka tõelisi asjaosalisi äkki midagi kirja panema või midagi salvestama või äkki see kergitab natuke seda teemat tänapäeva päevapilti jälle, et sellest võib-olla rohkem räägitaks ja võib-olla siis rohkem sellest ka mäletatakse, võib-olla rohkem infot tuleb selle aja kohta veel päevavalgele, sest vahepeal ta oli ikka väga, see periood väga juba unustusse vajunud. Ja võib-olla ka, kuna ta on koomiksi vormis, võib-olla jõuab ka noorteni rohkem meenutusena, et Eesti on ikkagi mereriik ja võib-olla nii mõnigi otsustab näiteks meremehe kutse kasuks peale seda, võib-olla mitte just seda ühte raamatut, aga võib-olla see annab tõuke oma mõtte suunata sinna poole, mine tea. Et see oleks lühidalt võib-olla selle raamatu tekkeloo ja tekkepõhjuse kohta. Mis ma veel oskan rääkida? Et üks küsimus oligi, et siin tekkis küsimus, et kas see on päris laev, mis seal loos on. Et just püüdes mitte, nagu ma ütlesin, kinni jääda ühe konkreetse laeva peale, siis ma panin loosse nagu fiktiivse laeva. Tüüp on küll päris, kuna minu isa sõitis selle konkreetse tüübi peal, siis ma tõin mängu konkreetse laeva tüübi SRTR, aga et ei oleks nagu välja toodud ühte laeva ja siis unustame ära teised, vaid see on nagu üldistus kõigile tolle aja kalalaevadele, siis ma tõin loosse fiktiivse laeva. Et Soela nimelest SRTR ei olnud minu teada, et vist mingi rannakaubalaev oli Soela, aga kalalaeva ei olnud Soela nimelest. Ja seerianumbri tõstsin ka numbri edasi viimasest SRTR-ist, mis tehasest välja tuli. Ehk siis selle numbriga, selle nimega laeva reaalses elus päris ei olnud. Aga ma olen üritanud nagu tabada ajaloolist täpsust, et milline nägi tolle perioodi SRTR ise välja. Et ma loodan, et see on piisavalt õnnestunud. Et siis vist sai ringi peale, ma loodan. Aitäh! Aitäh Meelisele! Meremuuseum on kogunud materjali, informatsiooni merenduse kohta Eestis aastakümneid ja meie kollektsioon on päris suur, ühte väikest osa sellest, mis puudutab kalandust ja just seda nõukogude perioodi kalandust saate te näha siit 2 korrust kõrgemal, me oleme praegu 2. korrusel, aga midagi kalandusest ja kalapüügist on kõigil korrustel. Meie ekspositsioon praegu on üles ehitatud niimoodi, et 2. korrus, kus me oleme, siin on purjelaevade ajastu, korrus kõrgemal 3. korrusel aurulaevade ajastu ja viimasel korrusel siis mootorlaevade ajastu. Ja selle mootorlaevade ajastu ekspositsiooni on kokku pannud Mikkel Karu ja Mikkel, ole hea, tule räägi natukene sellest, et vanasti selles nii-öelda vanas Paksu Margareeta ekspositsioonis oli meil olemas eraldi kalanduse korrus, mis nüüd ekspos muutunud on kalapüügi koha pealt. Tere kõigile ka minu poolt. Jah, tõesti, mitte ei olnud ainult üksi kalanduse korrus, vaid ka terve kalanduse osakond olemas. Et vanas ekspositsioonis, jah, lisaks sellele Urmase poolt mainitud sütiste kajutile ja mudelitele, millest ka paljud praegu väljas on, kogu see 4. korrus oli siis üldine kalanduse ajalugu kohalikust vaatepildist, alates seal muinasajast kuni siis 80-ndateni, millel ekspositsioon valmis. Väga tekstitihe ja informatsioonitihe ja selge oli, et sellisel kujul me seda uude ekspositsiooni ümber tuua ei saa. Ja lähtuvalt siis ka uue ekspositsiooni kontseptsioonist, siis praegune väljapanek kalandust puudutab siis
mootorlaevade ajastul just sedasama kaugpüüki, millest ka Meelis Kupitsa raamatus tegelikult juttu on. Nii et minu vaatepunktist oli see väga heaks lisanduseks sellele loole, mida me proovisime siin uues ekspositsioonis edasi anda. Läbi selle, et kuigi siin Meelis ütles, et on selline üldistus kõigest, siis samast on ka hästi konkreetne lugu. Ja selliseid hästi konkreetseid lugusid me väga palju erinevatest piirangutest tulenevalt sisse tuua ei saanud, nii et ja samamoodi ka ikkagist muuseumina me võib-olla selliseid kõverpeeglilikke momente, mida ka siin on võimalik olnud sisse tuua, ka ei saanud endale lubada, nii et tõesti selline väga hea täiendus. Aga nagu jah, öeldud, siis praeguses ekspositsioonis on kalandus esindatud kaugpüügiga just alates seal 50-ndatest ja lõpetades viimaste 80-ndatel tulnud laevadega. Lisaks oleme välja pannud ka seda toodangut, millistena siis kõik see püütud materjal tegelikult inimesteni jõudis nendes konservikarpides ning ka siis proovinud anda sellist üldisemat ajaloolist tausta, et miks see kaugpüük välja kujunes ja kuidas sellest kaugpüügist tegelikult sai siis kõige nähtavam ja suurem ja massiivsem osa sellest nõukogude perioodi tööstuslikust kalapüügist, ehk siis puhtalt ühe näitajana või kaks näitajat võiks välja tuua, ehk siis 70-ndatel, millal oli siis sellise ookeanipüügi tipp, oli 320 000 tonni kala püüti Eesti laevade poolt kaugpüügis. Ja see oli ka ajastu tegelikult, millal siis see moodustas siis, ütleme, ligi 4/5 kogu Eestis püütud kala kogusest. Nii et tõesti see väga suur ja märkimisväärne osa ka oli, nagu ka valla alguses marinis, siis see meremeeste hulk, kes sellega seostud oli tollel ajastul, oli ka tõesti märkimisväärne. Aga see oleks jah, lühike ülevaade. Aitäh, Mihkel! Seda ekspositsiooni saate te pärast vaadata, aga nagu juba alguses sai mainitud, on meil siin ka päris reaalne meremees olnud olemas täna kohal, kes on sõitnud aastakümneid kalalaevade peal. Alustasid sa Peetu madrusena ja kui ma nüüd ei eksi, olid sa kohe vist baaslaeval madruseks või? Ole ja tule siiapool. Püügilaevas. Aga sa oled sõitnud nii SRT-de peal, SRTR-ide peal kui ka baaslaevade peal. See elu on sulle tuttav, sa oled madrusena olnud tööl, sa oled olnud tüürimehena tööl ja jõudsid välja kapteniks. Mida sinule see raamat meelde tõi, kuivõrd täpselt on seda ajastut sinu arvates kirjeldatud? Ole ja tule, räägi natukene. Ma ei ole koomiksite fänn olnud, ausalt öelda. Minu ajal neid nagu see Mikki Hiir oli juba möödas ja Vene aja alguses neid ei tulnud. Aga kui ma selle raamatu kätte võtsin, siis nüüd ma tahan juba järgmist saada, Meelis. Väga hästi tehtud, öeldakse, et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja see on jumala õige. Et kuidas nii hästi saab üldse raamatut teha, sellest siit võib eeskuju võtta. Ma olen tõepoolest kalalaevades sõitnud 58. kuni 91. aastani SRT-del, SRTR-idel, suurematel laevadel. Ka kalaveolaeval olen sõitnud 3 aastat Botnia laht. Teil oli kunagi siin mudel olemas. Moonsundidega lõpetasin Vaikses ookeanis. Seda
tüüpi laeval olen sõitnud 4 reisi, 3 reisi vanemtüürimehena ja oma esimese reisi kaptenina. Et 45 aastat tagasi tulime kuskil aprilli lõpus Paljassaarele peale esimest kaptenireisi. Tahtsin täna kaasa võtta veel vanema püügimeistri, oli nõus tulema, aga äkki meenus, et tal on arsti number ja oli 2-3 kuud juba oodanud ja pidi arstile jooksma. Selle mehega juhtus meil merel selline huvitav asi, et öösel kell 2 panime nooda sisse ja jõudsime poi juurde, tähendab nooda alguse juurde ja vaatan, vanem püügimeister hüppas pea ees pakilt vette. Millegi pärast olid unustanud selle sulgurtrossi kotipoolse otsa ühendamata traalvindsilt tuleva selle vaieriga ja jõudis ära ühendada. Paras tuul oli ka kuskil 3-4 palli Aafrika rannas. Seinnoota ühte otsa pidi välja võtta üldse ei saa. Oli kuskil 780 meetrit pikk, kõige laiemast kohast 180 meetrit lai ja kui jalgpalli olete kõik näinud, jalgpalliväljak on 105 × 68, eks ole, see on vähemalt pikupidi 7 jalgpalliväljakut ja siis paned veel kõrvale teise juurde, teise rea peaaegu täies pikkuses. Et õnneks jäi meil noot alles tänu kiirele tegutsemisele. Mina muidugi silla seal ukse juurest ei saanudki aru, mis seal toimub. Minu asi oli hoida lihtsalt laev nii lähedal kui vähegi võimalik. Aga selle siis sain mõne aja pärast teada. Raamatus on väga huvitav see, et koomiksid olid ikka kuigivõrd karikatuurilõhnalised, aga siin on kõik laevatüübid ära tuntavad. Viimane kui üks, kõik parameetrid on õiged. Ja oleks nagu ühe lehekülje pealt teisele kopeeritud. Meelis, ütle, kas oli nii, et kasutasid ka copy-paste'i mõne koha peal või? Seda mitte, aga jooniste järgi ikka on. Jooniste ja fotode järgi. Väga hästi on tehtud, väga hästi on raamat tehtud. Kuskilt vilksatas läbi ka BMRT Gans Lebereht. Selle ma viisin Bangladeshi vanaks rauaks 1988. Luanda reidile sattusin ka, aga siis ma olin juba kalaveolaeval Botnia laht. Esimene külaline, kes laeva tuli, oli Nõukogude mereväe leitnant. Küsis pool kotti kartuleid, nad olid juba mitu kuud olnud seal kuivtoidu peal. Ma küsisin nalja pärast, et anna kast granaate, pole probleemi. Seal UNITA-mehed olid paar kuud varem ühe Saksa laevale suure augu sisse teinud miiniga. Akvalangistid panid miini külge ja siis patrullkaatrid sõitsid laevade vahelt läbi, seal loopisid neid granaate öösiti merre, et neid ei tuleks. Andsime 2 kotti kartulit granaate, me muidugi ei võtnud. Ja mis mul siin see, üldiselt raamat tuletas meelde selle seinnooda püügi pisidetailideni. Siin on peaaegu kõik põhilised situatsioonid on siin kirjas, hästi ära tuntavad ja tõepoolest hea mõte üldiselt, et see raamat olemas on, et ootame teravat sulge ja järgmist üllitist ja palju õnne raamatu puhul. Äkki on midagi küsida kellegi, tänan, et kutsusite.
aitäh! Kui siin juba Peedu mainis, et ta ootab huviga sellele raamatule järge, siis olgu öeldud, osad siinviibijad teavad, et Peedu on ka umbes 20 aastat töötanud jäämurdja kaptenina, nii et Meelis ettepanek võib-olla järgmine raamat tuleb äkki jäämurdjast või jäämurdmisest. Aga aitäh kõigile, kes te siin olete ja selle raamatu valmimisel on osalenud päris paljud inimesed ja organisatsioonid. Ma nüüd võtan spikri välja, sest mul ei ole kõik kahjuks meeles. Nii palju ma tean öelda, et kirjastus Tänapäev, aitäh kirjastusele, kelle abiga see raamat sai välja antud, kirjastuse poolt siis Tauno Vahter, kujundaja Villu Koskaru, toimetaja Hille Saluäär ja Eesti Meremuuseumi poolt on raamatu valmimisel siis osalenud Mihkel Karu, kes siin enne ka sõna sai, ja Eva-Maria Maiste, kes on olnud selle projektijuht, siis raamatu väljaandmise projektijuht. Suur tänu kõigile, kes osalised olid, sellega on see meie esitlus lõppenud. Võimalus on soetada endale raamat, paluda asjaosalistelt autogrammi, saate tutvuda loomulikult kogu muuseumi ekspositsiooniga, aga see nõukogude perioodi korrus on siis see ülemine 4. korrus ja ma usun, et Mihkel on valmis seal ka võib-olla seletusi jagama mõningate asjade kohta. Aitäh, Mihkel, sulle juba ette, kuiks sa ei ole seda lubanud. Ja alumisel korrusel, ehk üks korrus allapoole, seal, kus on muuseumi pood, kus te ilmselt tulite läbi kõik, seal on ka väike suupiste laud kaetud teile ja selle on nüüd pakkunud kirjastus Tänapäev, nii et veel kord aitäh kirjastusele, aitäh kõigile, kes te siia tulite, suur tänu!